Kas oled end leidnud olukorrast, kus ostad Euroopa Liidus registreeritud e-poest kaupu, kuid pakk saabub hoopis Hiinast? Tõenäoliselt on sel juhul tegemist dropshippinguga ehk asukohavaba e-kaubanduse vormiga. Dropshippingu puhul ei oma e-pood füüsilist ladu. E-pood üksnes reklaamib ja vahendab kaupu. Tarbija esitab e-poes oma tellimuse nagu tavaliselt. Tellimus edastatakse välistarnijale, näiteks AliExpressile, kes tegeleb tellimusega ise edasi ning saadab tellitud tooted tarbijale. Kuidas dropshippingut ära tunda? Esiteks, dropshippingule viitavad ebamäärased või pikad tarneajad, sest tooted saabuvad reeglina Aasiast. Teiseks, veebipoes kasutatakse toodete reklaamimisel mõne Aasia kaupleja fotosid. Kolmandaks, toote kirjelduses esinevad tõlkest tulenevad vead. Neljandaks, vahendajana tegutsev veebipood on toodetele pannud kõrgemad hinnad ja tegelikult saaksid sa täpselt sama toote osta odavamalt otse väliskauplejalt. Ja viiendaks, dropshippinguga tegelejad reeglina ise müügil olevaid tooteid ei näe ega oma nende üle kontrolli. Seetõttu ei saa nad ka tagada toodete kvaliteeti ja nii võib juhtuda, et tarnitakse võltsitud, ohtlikke või halva kvaliteediga kaupu. Kui sa tellisid kaupu Euroopa Liidu liikmesriigis registreeritud kauplejalt, sõlmid sa kaupade eest tasudest lepingu just selle ettevõttega. Tehingule laienevad ka kõik Euroopas kehtivad tarbijaõigused, näiteks 14-päevane taganemisõigus ja 2-aastane pretensiooni esitamise õigus. Mida teha siis, kui pead tellitud kauba eest ootamatult tollimaksu maksma? Loe meie veebileheküljelt www.icc.ee. ICC.net, tasuta nõu ja abi Euroopa tarbijale.